Heidi Säro ja tere, olen Maarja Holter, brändi nimega Naeratuse miljonär ja mina olen sattunud Heidi Säro juurde. Ta kohe räägib endast pikemalt, mis ta teeb, kuidas ta teeb, aga vaadake praegu, mina tulen otse massaažitoolist ja need tunded on otse koha pealt ja mida ta tegi minuga ja kuidas ma täna praegu ennast tunnen, sellest me kõigest räägime põgusalt. Tere minu poolt ka. Mina siis olen tervendaja Heidi, et siis mina teen siis selliseid huvitavaid asju nagu keha ja meele tervendus, mis siis koosneb siis massaažist ja energeetilisest tervendusest, kus ma siis mudin läbi su keha ja lükkan kõik energiat käima su kehas ja samamoodi siis ka energeetiliselt vaatan, mis asja su sees, mis sul siis toimub. Ja loomulikult samal ajal me räägime kogu aeg, tulevad igasugused huvitavad, kõik need teemad, mis üles tulevad, need lähevadki juba tervendusse. Ja minu jaoks oli see, et ma tulen massaaži ja ma jään kohe magama. Ei, me räägime juttu. Tuttume ja samal ajal siis, jah, sealt on valus ja sealt on valus ja... Aga nii valus nüüd polnud ka ju. No ikka tunda oli. Ikkagi ma ütlesin, et on valus. Ja, okei. Ja mis need valukohad, vaata, kui sa vajutad ja siis sa ju tegelikult tuleb sulle sinna ka lugu taha. Jaa, et põhimõtteliselt on see, et need valukohad, kui kehad, tegelikult meie kehas ei tohiks olla mitte ühtegi kohta, mis on valus. Ja kui meil on kuskilt valus, siis see tähendab seda, et seal on energia kinni jäänud. Ja sellega ma tegelikult tegelengi, et ma lükkan selle energia liikuma. Aga samas, miks energia kinni jääb? Energia jääb ju kinni sellepärast, et sul on mingi trauma seal taga olnud. Mingisugune tasakaalutus. Ja tavaliselt need traumad tekivadki meile lapsepõlves ja siis nad jäävad meile kehasse kinni ja siis ülejäänud elu, eks ole, on see, et kus kogu aeg neid samu traumasid kogu aeg lükatakse meile järjest suuremasse või intensiivsemalt nagu peale. Ja siis lõpuks on see, et kui sa siis hakkad nende traumade lahendamisega siis tegelema, siis tegelikult kaovad ära ka kehast igasugused valuaistingud. Ja kusjuures minul on see juhtunud. Räägi oma kogemusest. No selles osas, et minu kõige parem kogemus oli see, et mul oli reumatoidartriit, mis on liigeste haigus. Nii et mul liiges, ma ei saanud kükitada, ma ei saanud hommikul trepist alla, mul olid kõik siuksed asjad. Ja see on tegelikult kritiseerimise haigus. Sa oled ise endale kodeerinud sisse midagi? Ja see on reumatoidartriit on kritiseerimise ja negatiivse ellusuhtumise haigus. Ja kui ma hakkasin seda endast tervendama, ehk et see ongi seal igasuguse tänulikkuste praktiseerimise kaudu ja igasuguste muude selliste kergete vaimsete praktikate kaudu, siis ma saingi täiesti terveks. Ja nüüd sa 2 aastat võttis aega muidugi. See 2 aastat peaks ka midagi märku andma, siis ma saan aru sellest kohe, et ma olen hakanud kedagi kritiseerima, millegi kohta jälle midagi arvama, on ju, või siis näinud asjades negatiivset poolt. Ja nii ongi. Ja mis minul välja tuli, et meesenergia oli ära kadunud ja mina rõhutasin, ma toon endas naisenergia välja ja nüüd ma säran ja nüüd ma hõljun ja millegi pärast üldse ei hõlju, et ma olen nagu õigel ajal õiges kohas, kus siis meesenergia ja naisenergia ära tasakaalustada, mida me ka saime suurepäraselt hakkama, leida need valukohad üles ja täis tänuväes edasi liikuda oma elus. Mis veel sa minu juures märkasid? Selles suhtes, et kes mul tulevad siuksed nagu pildid tulevad ette ja selles suhtes on, et kui sina nagu räägid oma elust, eks ju, siis ma saan nagu panna need pildid sinu konteksti, on ju, kui sa mulle mitte midagi ei räägi, kui sa tuled lihtsalt katsetama mind, kas ma saan aru asjadest, ma saan aru küll asjadest, aga ma võib-olla ei oska sinu elu konteksti seda panna. Aga põhimõtteliselt jah, et tulevad siuksed pildid, on ju, ja siis, aga kuna kõik meie keha on ju jaotatud tsoonideks ja erinevates tsoonides on erinevad need tunded, mis meil on kinni jäänud. No näiteks abalu all, eks ole, on selline koht, kus asuvad alati süü- ja häbitunded. Seda oli nii palju minu sees, ma saan aru. See oli päris valus. Ja see on tavaliselt, enamus inimestel on see valus koht. Aga ma ei tea, tavaliselt massöörid nagu ei taha seda teha, sest sellepärast, miks seda ei tehta. Sellepärast, et see ongi valus, on ju, aga mis siin on, et kuidas on siis see samane lääne ühiskonnas on see, et inimesel ei tohi valu teha, on ju. Ja siis ongi see, et pigem siis jäetakse need valu tegemise kohad ära ja siis ongi see, et sain mõnu massaaži.
aga minu arust sa ei saa mõnumassaaži, kahjuks. Ma nutsin siin, ma nuuskasin, siis köhisin, et see kõik nagu puhastab ja vabastab. Isegi kui me oleme eneses väga teadlikud, nagu ma väidan, et ma saan alati kõigega ise hakkama, siis me oleme ümbritsetud väga lahedatest inimestest ja nad tihtilugu jõuavad meieni õigel ajal, õiges kohas. Et minul oli just see mina. Ma teadlikult teadsin, et ma olen kuskil ennast kaotanud. Kus abi saab, ja näed, universum lihtsalt kinkis mulle sinu, aga räägi mulle trummirännakust nagu. Tegelikult sa ütlesid, et sa kasutad trummi enne, kui ma siia tulin, aga sa päriselt võtsidki selle trummi. Jaa, ma kasutan. Mis juhtus siis? Minu meelest nagu järsku hakkas pihta, ja ma mõtlesin, ma hakkan nüüd magama. Ma kogu aeg tahtsin magama jääda. Aga trumm on see, mis tegelikult kuidas lööb sinu energia keha nagu täiesti, kuidas ma ütlen visuaalselt niimoodi, nagu mina seda näen, on see, et ta lihtsalt, kui ma see trummin, siis kõik see, mis su energia on, nagu ta lööb nagu laiali selle ja siis siuksed nagu ilusad sellised valgustäpikesed hakkavad nagu õigetesse kohtadesse tagasi minema. Ja siis need kohad on ju, mis siis jäävad siis siukseks nagu natuke teistmoodi, siis need on need kohad, kus kohta siis on energia kinni jäänud. Et see on see, mida tegelikult ma selle trummiga nagu näen, on ju. Ja see trumm nagu ise tegelikult tegutseb, on ju, täpselt nii intensiivselt, nagu see trumm ise lööb, on ju, nii kaua. No loomulikult, eks füüsiliselt mina löön seda, on ju, aga põhimõtteliselt ma lihtsalt teen siukse trummiga nagu koostööd. Tead, pärast seda trummi ma lõpuks sain jääda magama, aga kui mina magama jään, siis mina näen ka selle asju. Sa kihtilt ütlesid, et kujuta ette, et seal on lõke. No mida ei tulnud, tegelikult mul lõket ei tulnud. Mul tuli täis taevas, meri ja mina ja otsid lõket ei ole. Siis ma käisin vahepeal saare peal ära ja siis ma tulin sealt saare pealt tagasi, et minu sees toimus hoopis midagi muud. Ja tavaliselt nii ongi. Ja siis see oli nagu nii mõnus ja pärast, kui ma püsti tulin, siis räägi kas või üks nendest asjadest, mis juhtus, kui ma nüüd magasin, mis sina nägid? Mida mina nägin. Ja mis toimus minuga? Kas või üks asi nendest? No näiteks üks huvitav asi oli see, et näiteks tuli selline asi üles, et sa oled mingis elus oled olnud ori. Et sa oled olnud ori, on ju, ja nüüd see samane selles elus on sul vaja see orja energia ümber teha. Ja selles suhtes on, et kuna Maarja on selline inimene, kes armastab siis, mitte ei armasta, see oli jutumärkidest tegelikult mõeldud, on, et ta tegelikult teenib armastust välja, et tal on selline muster, et ta teenib armastust välja, siis, ja see ongi orja energia. Ja nüüd on see, et Maarja hakkab nüüd piire kehtestama. Siit teen, siin ei tee. Selles ma olen hea, siit edasi ma ei tea. Ja täpselt. Annan tegevust neile, kes on selles head. See on see piiride kehtestamise koht. Ja täpselt. Hakkan tänulikkuseid kirjutama, piire kehtestama rahulikult, sooja armastuse energiaga. Ja ma olen nagu nii tänulik, et ma lähen ja lendlen oma mõnusal eluteel edasi. Ja eks siis võib-olla näeme veel. Ja väga tore. Loomulikult tavaliselt ongi hea tegelikult käia 3 korda, sest vaata esimene kord on see, et kus me lihtsalt lööme need energiat nagu liikuma. Seda võin sulle garanteerida, vähemalt teised inimesed on seda rääkinud, et massaaž läheb iga korraga järjest paremaks. Selles mõttes, et enam ei ole nii valus. Sest vaata, alguses on see, et ma leian sul üles kõik need kohad, eks ole, kus sul on siis energia kinni jäänud, aga see energia nii kiiresti ka kinni ei jää. Ehk et iga korraga hakkab sealt tulema siis ühesõnaga jäävad nagu pinnale need kohad, kus siis on see tõeline probleem. Aga see samane see energeetiline tervendus, mis seal on, eks ole, see pärast, et siis selle käigus mitte kunagi ei tea, mis sealt välja tuleb. Seal võivadki tulla mingid eelmiste elude, mingid karmamustrid võivad sealt välja tulla, eks ole, siis mingisugused suguvõsamustrid. Näiteks Maarjal oli ka küljes, eks ju, oli eks istus tal seljas seal kaksi-raksi, on ju, ja siis selle saime ära, on ju, siis olid seal mõned sellised võõrenergiad, on ju, kes natuke teda sealt energiast tühjaks lüpsid. Ma tundsin juba 2 nädalat, et midagi on valesti ja miski nagu ikkagi ei tööta ja kuidas minu loodud unistused ikkagi mulle ei lähene, vaid kaugenevad. Aga õnneks see läbi. Lähme täidame oma unistusi edasi. Täpselt nii, noh. Aitäh sulle! Ja, palun!